varasematest klippidest oli näha, meil on jõudnud talv ja meil on jälle jõudnud pakid kohale. Tuli 2 pakki, tuli 1 pakk tuli Nextist ja 1 tuli H&M-ist. Nii et ma panen teid kuskile siia ja hakkan teile nüüd siis hauli tegema. Siis Penelopega minuga koos siin hauli tegemas. Nexti paki ma juba Melindaga tegime lahti, tahtis näha, mis seal sees oli. Et see on siis selline peavõru sai Melinda endale, siuke pidulikum. Ja siis Penelope sai ka sellise Santa Baby kostüümi endale. Aga ma vaatan, et see vist ongi talle nibin-nabin paras ja tegelikult ma ei tea ka. Ei, see peaks ikka jõuludeni sulle paras olema. Et siuke armas. Nii. Ja avame siis selle paki. Nii. Kuna see sai juba jupp aega tagasi tellitud, siis ma tean, et siin sees on kindlasti see pleed. Aga rohkem ma ei mäleta. Sest ma olen olnud tõesti natuke üleannetu ja päris palju asju tellinud viimasel ajal. Nii. Mõned jõulupallid või kuulid. Sellised ma võtsin kohe mitu tükki, kokku siis 6 tükki. Sellised hästi sametised. Päris ilusad. Plaanin sellel aastal siis jõulupuu punaste ja valgetega niimoodi kaunistada. Nii et siis selliseid sai 6 tükki tellitud. Need on head ka, kui kukuvad ei lähe kildudeks. Lastega eriti oluline. Siis veel mõned jõuluehted. Mõtlesin midagi erilist ka sellist kollektsiooni lisada. Selline. Ja siis veel selline. Äge, komikene. Nii, ja siis ma võtsin veel, pole veel maimugi, mis ma võtsin. Nagu ma ütlesin, ma sellel aastal tahan kuidagi minna väga ekstra. Kuna ma olen kodune, siis ma tahaks kuidagi väga ekstra. Ja kuna nüüd on 2 last ka veel, kuigi Penelope ilmselt veel ei jaga sotti, aga Melinda juba küll, et tahaksin talle teha sukest toredat müstilist mälestust. Nagu mul endalgi. Nii, mis ma siin siis midagi, mis vist läheb tervist katki. Küll on ikka pakitud. Tuleb meelde. Snacki arvus, selline jõuluteemaline. Saab siia panna siis midagi jõululauale. Selline. Nii. Siis paistab siis pleed. Punane loomulikult. Et ma mõtlesin, ma ei hakka ikkagi selle tartan mustriga võtma, et muidu läheb äkki liidu kirjuks see asi. Aga selline. Siuke, mis materjal see on. Ei ole kirjas siin vist. Selline, kas see etiketi siit on akrüül ja polüester, 69% polüester. Sorry, akrüül. Ja on siis selline karvane natukene ja väga mõnus. Saab endale peale panna, kui siin diivanil söösutada. Nii. Ja siis on üks asi veel. Ja see ma tean, mis on. See peaks olema üks serveerimistaldrik, jõuluteemaline. Ta on juba näha, et on ilusti ära pakitud. All I want for Christmas is food. See on nii lahe.
nii, et siis saab mingit, ma ei tea, midagi siin serveerida siis toitu. Jõuludel on ju kogu aeg laud on pidulikult kaetud, et siis saab jõuluteemaliselt seda katta. Aga jah, muidu ma ju eelmine aasta ja minu meelest ma olen ka varem öelnud, et ma ei ole nagu seda tüüpi inimene, kes iga aasta uusi jõuluehteid ostab kuusele. Aga meil on juba aastaid ära kantud või ära kasutatud juba ühed kaunistused jõulupuul, mis on sellised nagu lilled, suured lilled, et ma juba eelmine aasta vaatasin, et nad olid juba lagunenud, et ilmselt ma pean see aasta need ära viskama, et siis ja loodus tühja kohta ei salli, nii et sai siis midagi asemele ostetud. Ja tegelikult minu arust, kui ma nüüd õigesti mäletan, ma pean üle kontrollima panipaigast. Aga kui ma õigesti mäletan, siis mul vist valgeid kuule ei olnud. Ja punaseid on, aga vist võiks olla rohkem, et kui tahaks rohkem rõhku panna punasele. Ja valgeid, minu meelest ei olnud valgeid üldse. Igal juhul, valgeid ma tahaks veel tellida, aga ma vaatan järgmine nädal, kui on mustareede nädal, et panin juba silma peale, et kust ma tahaks tellida. Võt, et sellised olid siis H ja M-i uustud. On ju Penelope? Penelope on meil nii agarasti mängib juba, käpad käivad tal ja tegutseb siin. Joo, nägu on nii siuke mõtlik. Need päevad on kuidagi nagu nii kiiresti, see aeg lendab kogu aeg, et alles oli hommik ja juba on uus pime, juba hakkab lähenema vannitamise aeg, Penelope vannitamise aeg. Põhimõtteliselt jah, et meil täna mul oli kiire tööpäev ka selles mõttes, et täna on 19, see tähendab, et homme käibemaksudeklari tähtaeg, et siin sain veel mõned deklarid esitatud. Herman käis Penelopega jalutamas. Siis vaene Herman ka, ta on hommikust saadik jookseb ringi, teeb asju siin, et käis poes, siis läks Penelopega jalutama, siis ta nüüd läks rehve vahetama, meil on ikka veel suverehvid all, aga nüüd kuna seda miinust siin ikka lubab ja lund ka juba, et siis tegelikult peab hea, kui ikkagi autol on rehvid all, kuigi meil auto enamasti seisab, aga ikkagist kunagi ei tea, millel on vaja. Ühesõnaga saab need talverehvid alla. Läksid nüüd Melindaga ja mina siin Penelopega jutustan ja me lähme ka kuskil poole tunni pärast lähme õue jalutama nüüd pimedaga. Et ma just panin ka siin ennast natukene vähe soojemalt riidesse, kuigi mul on siin taga see paistab üks juppe, mis on mega paks, aga muidu ma olen pannud T-särgi all, aga täna ma mõtlesin, ma panen see vist on mingi siidisegu, mingisugune topi panen alla ja Penelope on mul ka siin täiesti villased riided seljas. Kuigi ega see ei ole mingi ekstreemne külm, aga ikkagi. No tere! Meil on väike lumimaas. Natuke sajab ja täna vist lubabki niimoodi enam-vähem terve päev sadada. Täna on meil siis reede ja ma olen siis Penelopega üksi kodus. Penelope magab. Penelope oli eile nii tubli laps, ta magas nii hästi ja ma loodan, et täna tuleb samasugune. Et selles mõttes on jah, et kui see rutiin saab nagu paika, siis on nagu hästi. Aga jah, sellest rutiinist, see rutiin on nagu püha. Igal juhul praegu siis ma olen jah Penelopega üksi kodus, Herman läks koos Melindaga linna peale. Neil on seal mitu asja vaja ära teha. Hispaania saatkonnas vist oli vaja käia, siis oli mingid pakid vaja võtta, nipet-näpet, mingi laulutund ka veel kuskil vaja teha. Ja Melinda läks kaasa, Melinda on üldse tubli laps ja saab niimoodi kaasa minna. Ja mina siis nüüd hakkan tööd tegema ja issand jumal, meil on ainult 2 followeri puudu 1000, et saaks teha announcement'i, et mis me tahame teile välja loosida ühele siis meie jälgijatele, mitte kõigile, et ühele õnnelikule siis. Aga jah, me teeks selle announcement'i siis, kui 1000 saab täis. See oled sina seal? Nii, me just lõpetasime selle 1000 subscriberi
giveaway announcement video tegime ära, panime, upload isime, vaatame siis palju inimesi siis osaleda soovivad, et äkki tuleb ainult üks kommentaar ja ongi üks võitja. Aga meil on üks paksi veel, millest ma siin ühes varasemas videos ka tahtsin teile näidata, et üks põnev asi tuleb Amazonist, aga tegelikult tuli kingakreem. Aga nüüd tuli see põnev pakk, jah? No vaatame, mis see on siis. Muidu sa ei mahu kaadris. Nii? No? Valmis? No? Sa võid kommenteerida ka, mis see on. Tegelikult ma ise tellisin üks... Issand, mis pardak meil. Nii, mis see on? No. Tornado vesi. See on Hydrogen Life. Vaata, ma pean tõestama, kui ma olin laps Hispaanias, ma käisin mägedes ja mägedes on täiesti teine vesi kui Madridis, kui pealinnas. Pealinnas vesi ei liigu, sest ta on torul ja lihtsalt seisab. See, mis ma tahtsin öelda, on see, et kui ma käisin mägedes, vaata, see vesi tuli joest ja vesi oli kogu aeg liigumisest. Ta ei seisnud, sest ta tuli joest otse. Ja siis, kui ma jõin seda veed, seal oli hydrogeni vesi. Miks see oli hydrogeni? Sest vees oli liikumiseks. Ja kui see on uskumatu, aga see on science. See on teadvus, no? Science teadvus. Et kui vesi... Teadus. Kui vesi liigub 15 minutit või 20 minutit ilma nagu stopiteta ringil, siis ta hakkab minema nagu hydrogeni vesi. Ja hydrogeni vesi erinevus, kui on tavalise vesi, mis me joome, see hydrogeni vesi annab sulle, tõstab immuunsus, sinu keha võtab vastu vesi palju paremini. Sinu keha nagu reaktsioon on palju parem. Ta toetab kõik sinu organid ka, sinu vesi, sinu veri ka ja isegi sinu mõtted. Et see on uskumatu, et see asi, lihtsalt, et kui vesi liigub, nagu ma ise mõtlen, et vahepeal me oleme nagu nii palju arenenud, nagu meil on siin iPhone, meil on nii palju tehnoloogiat, aga vahepeal mõned vanad asjad on alati ütlevad tõde. Ja selles mul on nii hea meel öelda, et hydrogeni vesi ütleb meile tõde keha. No vaatame, siis milline ta välja näeb ja proovime ka. No me peame proovima. Nii, vaatame, mis on siin. Vaatame, mis tuleb. Et te näete, et see on tulnud, kas see on Hiina ja siin meil on see. On nii väikene. Ta on väikene, jah. Seda peab väga palju tihti täitma siis. Ja tundub, et peab. Ta on nii väikene, jah. See on klaasist, jah. Ja tal on titanium ja klaas, et ei oleks plasmast. Miks ma ütlen, et plasmas ei tohi olla? Sest plasmast, kui meie joome plasmassidest, alati on rohkem kui 1 miljon mikroskoopik plastikosad, mis meie joome ja teevad meile eriti dementsus. Meie mõtlemiseks, meie mäletamiseks. No jah, tegelikult see ka kõik see pudelivesi, me ei tea, kui kaua see pudelivesi on seisnud poes. Täpselt. Et jah, pudelivesi pigem mitte juua. Ei fanna tegelikult. Eriti, kui see on päikse käes seisnud ja me ei tea kunagi, kus ta on enne seisnud, kui me poelotilt teda ostame. Täpselt, et jah, mina võtsin kristalli, et saame siis proovida. Ja siin oleks vaja ühendada. Ta on juba täis. Pane vesi siis sisse sinna ja vaata, mis juhtuma hakkab. No, wait. Oota, kas see avab või ei ava? See on kinni. Okei. See läheb koos sellega. Palju see asi maksis? See oli mingi... mida, ta läheb sellega USB-ga, arvutiga. Nii. Neid adaptereid on vaja osta igasuguse. Kõik asjad on tänapäeval selle otsaga. Neid adaptereid on vaja osta. Ma ei fanna tegelikult. Ma ei fanna seda. Ma helistan otse, et oleks... Aga mis... siin on mingi suuka inimekuts. Okei, no pane tööle. Aga kas meil on mingi adapter? Ta on nagu fikseeritud. Kus sa? Kahjuks kasutusjuhend on kõik
tundmatus keeles. Ma sadan mu sõbrale. Paneme vesi. Ja kui kaua ta peaks töötama, sa ei tea? See on umbes 10 või 20 minutit. Oota. Anna ette niimoodi. Näita, mis sa avastasid. Meil on vist mingi praaktoode. Mingi praak on, jah. Ja eriti plasmassi praak. Welcome. Ja praegu jätame, paneme siis niimoodi. Nii, ja mis siis nüüd juhtub? Kas see võis olla ääreni täis või? Jah, see on okei. Vaatame, kuidas ta reageerib. Ta ongi siin, mis taimer ongi 10 minutit. Noh, siin videos ei ole näha, aga ta näitab 10 või? Ja mis juhtuma hakkab siis? Vaadake siis, siit midagi tuleb. Hydrogen, no ta peab liikuma, seda vesi peab liikuma. Oi, vau, väga ilus pilt. Nii, ja siis me mõtlesime, et kuna tegelikult 1000 subscriberit on ju tähistamist väärt ja tellisime endale siis toitu. Herman võttis endale mingi burgerieine ja Melinda sai laste burgerieine ja ma võtsin endale kanavrapi, kuna ma olen nii-öelda langetan kaalu. Ja see on nüüd 6 minutit siin käinud ja nüüd näeb välja selline. Mina ootasin, et oleks tugevam. Pildi peal on jah, nagu oleks siin mingi siuke tornaado, aga äkki lõpus ongi. Praegu siin on 7 minutit, siis 3 minutit veel. Ja siis proovime juua. Vahepeal meil oli siin, need kardinad olid erinevas toonis ja... ikka on erinevad ju. Tee lahti. Ikka erinevas toonis. Ma tellisin valge. No järelikult sama. Tee täitsa lahti. Ikka vist jah. Noh, vähem erinev kui ennem. Ikka, Eks neid valgeid on ka erinevaid toone, jah? God. Vahet ei ole, pane siis. Aga enne oli tugevam. Enne oli jah, rohkem kollakam see. Ma valisin kõige valgem. No ju siis, vaata, see on ju teine firma, vaata. No jah. Ju nendel on siis värvid teised. No las ta olla siis. Ma ei viitsi enam. Ma ei viitsi. See juhtub, kui sa telid 2 erinevates firmades. Jah, las ta olla. Nii, saime natukene vett, proovime kohe praegu hydrogeni vett, nii Melinda proovi. Mina ei taha. Proovime, venga. Mina ei juuda vett. Venga, salut, proovime, sest Melinda sai burgerit. Nii, kuidas on? Eesti emme. Teismoodi, aga ei ole see, mis mina ise oleks tahtnud. Meil siin Viimsis ei ole väga palju valikuid, aga nagu tellida restoranist midagi. Aga meil on siin mingi Burger Kitchen ja Melinda sai siin mingi lasteine, seal on päris palju kartulit. Ma ei tea, kas ta kõik ära sööb, aga siin on ka laste burger väikene. Selline. Siis mina võtsin wrappi kanaga. Ja mis sina võtsid, Herman? Sa võtsid... Veitseliha burger. Kartuleid. Huvitav, vaata, need friikad on erinevad. Need on vist käsitöö friikad. Ja burger. Jah. Burgerid on seal okei, ma olen ka neid söönud. Ja siis peaks olema vist ürdimajonees. Jah, igatahes head tähistamist meile siis. Tere hommikust. Tere hommikust. Mis päev täna on? Täna on esmaspäev. Meil ei ole vahet, on ju? Meil ei ole vahet enam. Keegi ei käi lasteaias, keegi ei käi tööl.
ja töö on teismoodi, elu on teismoodi. jah. Aga mulle meeldib minu elu. Mulle ei meeldi see traditsiooniline elu, et 40 tundi kuskil ja sorry, it's not for me. Aga mulle meeldib teha enda elu, mulle meeldib olla nagu kreatiivne, nagu Nagu loom. loom ja loomulik. Loom. Loom ja loomulik. Täna me paneme kuuse püsti. Täna on ilus päev, sest Täna on ilus päev. ja tuleb kuuse Ehtimine. püsti siin. Jah, me peame siin natuke reorganiseerima seda mängunurka siin. Et Ega meil ei ole ruumi enam kodus. nojah, Meil on siin jah, meil on see turvatoolile, peaks ka mingi parema koha leidma, äkki sinna saunaruumi. ma arvan jah. Ühesõnaga, kuusk tuleb siia akna ette, et siis õuest vaadates on ka ilus. Pärast kui siin puu, siis lähed siia puude ringi. Juuksed. Vaatame, kus me selle köögi paneme, kas jääb siia või viime üles. Õudne bardakk on jah siin, aga noh, mis sa teed? Pesed lastel tore on. Aga seekord siis... Ega rohkem ruumi ei ole. Jah, no see ongi ainuke koht, sest mujal hetkel ei Me ole. peame koolima. Jah. Ma ei taha. Nii, et siis jah, täna paneme kuuse. Ja minu naine on nii armas. Need on minu omad. Et ta tegi mulle kohe, et Tegelikult need olid röstitud ja soojad, aga siis ärkas Melinda ja siis ma pidin lapsed on prioriteetsemad, nii et ma pidin Melindale süüa tegema. muidugi. Nüüd söön ise külma võileiba. Aga täna siis paneme kuuse püsti. Plaan on siis paneme valge punasega. Eelmine aasta oli meil kuldsega punasega vist. See aasta paneme valge punasega siis. Punane on ikka ilus ja paneme siis pane lipu. Jah, ma muidu mulle ei meeldi need värvilised jõulutuled, aga Herman ütleb, et need on Hispaania moodi. Kuule, niimoodi on mul tõesti lai nägu võrreldes sinuga. Lai nägu või? Laiem nägu, jah. No mul on väga... Oi, sorry. Näpujäljagu. Mul on thin nägu. No mul on hispaania nägu, vaata hispaanlased on natukene nagu struktuur on thin. Tunnus on nagu eeslased on lugu natukene laiali. Mul on natukene nagu... Piklik, nagu kala. Mitte kala. Ühesõnaga, paneme siis jõulupuu ja ühesõnaga, jah. Ja siis on meil, kuna nüüd hakkas Black Friday week, siis me hakkame mitte panema, me hakkame raha raiskama. Hästi palju raha raiskama. See on väga tore. Ja, Mina armastan nii ootasin seda nädalat, et raha raisata. Aga ma andsin luba Monikale nagu hea mees. Jah, et ma võin kõike tellida. Tema tellib kõik asjad. Ja siis pimedaks mina maksan selle eest. Pimesi maksad pool. Jah. Ma juba tellisin eile sokke endale ja Melindale ja Herman maksab pool. Mina maksan pool. See oli selline deal. Aga see teeb mind õnneks, sest... Õnnelikuks, sest ma olen teinud töö selle eest. Ja siis tegid asja eest. Nüüd meile sokke osta. Igal juhul, jah. Ja dekoreerime me nüüd kuni detsembri algusele meie kodu. Täna alustame jõulupuuga. Mul tuleb pakka, kusjuures peakski tulema jõulikaunistused Amazonist. Nii, meie hakkame nüüd siit, mul on siin, panipaigast ma juba tõin ära jõuluehted, ainult kunstkuusepuu on vaja panipaigast tuua, aga see on raske, see on Hermanni töö. Aga siin on mul peaks olema jõuluehted, kusjuures ma leidsin, et mul ikkagi on, ma olen ikkagi investeerinud valgetesse ja need ei ole mingid niisama jõuluehted, need on nagu klaasist ja sellised nagu just need käbimoodi, et need natuke mul ikkagi on valgeid, et võib-olla ma ei peagi neid tellima. Ja selle paneme üles siis, kui on detsember, praegu veel on november, on ju, praegu veel päkapikud ei käi. Aga panime nüüd Melindale isegi tänase puhul panime jõuluriided selga, näita oma pluusi. Jaa. Väga kene. Ja Penelopele panin ka punase kostüümi.
nii et ma proovin sealt veel midagi siis. Ei, sina ei ulata, sa oled nii väike. Nii, mis mul siin veel on? Anna mulle. Oota. See on Hermanni issipildiga. Siin on kuldsed, vot siin ongi need, millest ma rääkisin, mis Ma tegelikult saan vaatada. peaks ära viskama. No see läheb kuusepuu otsa vist. Aga need, mul on see kuldsed lilled, mis on juba tegelikult rabalad. Aga no, las nad olla veel. Leidsin siis siit, need kuldsed me jätame kasutamata, aga valged võtame kasutusse. Selline. See on meil siis kingitud Elma poolt. Paneme siia praegu. Selle võtame ka. Ma vist pean Penelopele süüa andma. Praegu oleme jõudnud siis nii kaugele. Ja Herman hakkab panema siis neid värvilisi tulesid. Mina siis panen neid oksi. Ja siis kui tuled on peal, siis hakkame panema kuulikesi. Nii, viimane kuulike. Ei, paneme kuskil alla. Tule siia. Siin on vähe. Näiteks siin. Okei. Sobib. Nii, no pane nüüd tuled ka sisse. Mida ma panen? Tule vaata. Oota, aga meil oli... Ja siis tõmbate kuuse pikali. Pane. Said panna? Oota. No, paneme tuled sisse. No, selline siis sellel aastal. Peaks siia alla veel selle ilusa seelikuga muretsema. Pimedas on kõik palju ilusam. Ja praegu see kuusk tundub hästi hõre. Kas on ilus, Melinda? Me peame selle köögiga midagi mõtlema. Tule alla, palun. Tellisin Amazonist veel sellist, kus mul see rull nüüd on. Tellisin sellise rulli. Oi, siin ta on. Selline Sametist ja ma mõtlesin sellel aastal, et ma olen näinud nagu pildi peal, et nii ilus on, kui see lint on niimoodi puu peal. Et ma hakkasin siit otsast pihta, ma proovin, vaatame terve puu peale, kas see on ilus. Herman ja Melinda läksid praegu poodi, aga ma ei tea, ma panen selle peale ja vaatan, kuidas see välja näeb ja mis Herman ja Melinda sellest arvavad, et kas jätame või võtan ära. Praegu ilma selleta oleks siis selline. Kohe panen peale, vaatame, kuidas siis jääb. Nii, ma panin selle lindi. Mis te arvate, kas on nüüd parem kui enne? Siit alt kuidagi see lint on natuke kortsus. Ma mõtlen, kas ma peaks panema teise rulli ka. Praegu tundub alt kuidagi hõre. Et kui ma panen teise rulli ka, siis ma peaks tihedamalt natuke panema. Ma proovin. Nii, ma panin siis nüüd... Ma ei tea, tundub vist ilus, sest ma hakkasin ära... Ma vaatasin nüüd, et ilma selleta oli nagu kuidagi tühi. Põhimõtteliselt ma vist jätan praegu ja vist Herman kiitis ka heaks, et jääb siis nii. Mul jäi siin veel seda sametrulli veel üle, et ma saan kuskil mujal seda ära kasutada. Et jah, siia alla ma tahaks see aasta selle mingi seeliku või selle katte ka sellele jalale osta. Vot, niimoodi ta praegu on meil. Penelope on meil siin. Penelope. Hola. 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 Kuti. No, nii me oleme nüüd jõudnud jälle välja jalutama. Ma pean nüüd ütlema, et ma ei ole väga tubli olnud oma challenge'iga, et mul on mingid viimased
mõned päevad ma ei ole saanud samme täis, ma ei ole isegi õues jalutamas käinud viimased 2 päeva, sest et Penelope on siin hullu pannud natukene, et me oleme teinud niimoodi, et Herman läheb esimene õue jalutuse, läheb õue kusagil 3 paiku ja siis need eelnevad uinakud ta teeb toas ja 3-st siis läheb õue ja näiteks eile Herman tuli siis jalutuskäigult tagasi mingi kell, ma ei teagi täpselt, mis kell ta jõudis, aga ta pani ta terrassile siis, nagu Penelope ei olnud üles ärganud. Ja pani terrassile ja lõpuks Penelope magas kuni kella 6:30, ehk siis ta magas 3,5 tundi täist lambist. Ja päev enne seda ka ta magas nii kaua, et põhimõtteliselt tuli juba vannitamise aeg, et ei oleks olnud enam aega minna teisele jalutuskäigule, siis ongi see minu õues käigud ongi nagu tegemata jäänud ja seetõttu ma pole samme täis saanud ja siis ka need movie eesmärgid ei ole täis saanud. Ehk siis mul on nüüd siin sel nädalal päris mitu sellist päeva, kus mul ei ole oma eesmärke täitnud, aga no katsume edaspidi siis kuidagi, kui ma vaatan, et kui see trend hakkab nüüd niimoodi olema, et ta paneb selle õue esimese uinakupäeva nii pika, et siis lihtsalt hakkame õue varem minema. Et täna ma läksingi peaaegu kell 2, siis tulime õue. Mis on iseenesest hea ka, siis peab pimedas kõndima nii palju, et saab päevavalguses ka õues käia. Et vaatame, kuidas täna siis ta magab ja kas Herman saab minna teisele jalutuskäigule. Et sõltub, kui kaua ta nüüd magab. Praegu ta on maganud mingi 10 minuti vist. Vot, ja siis mõtlesin, et teen jutustan natuke teiega. Ühesõnaga, praegu siis jah, et nagu te nägite, siis me panime jõulupuu ülesse. Tegelikult ma olen päris rahul, et see lindiga nagu lint andis päris palju juurde jah, et kui see lint ära võttes, see puu tundub nii tühi kuidagi. Saatsin Hermani ostma koogile asju. Tahtsin teha ühte porgandi jõulukooki ja vaatame, kuidas see välja tuleb. Ja ma panin Penelope sinna magama. Tahtsin näidata, kuidas meil kuusk õuest välja näeb. Mis nemad siin teevad? Ta läks ukse juurde. Nii, ma hakkan nüüd siis tegema porgandi jõulukooki ja selle jaoks siis ma olen siia laua peale siis pannud valmis, mis vaja läheb nisujahu, soodat, suhkurt. Ma proovin kasutada siis seda kookossuhkurt ja Herman ütles, et alluloosi. Kus see on? Kus see alluloos on? Siin. Ja. Alluloos. Kasutan sellist asja. Siis läheb vaja kohupiima, toorjuustu, kaneelipulbrit, kardemoni, baking powder, vaniljasuhkur, 3 muna ja porgandit 350 grammi riivituna ja hakkame otsast pihta. Ja muuseas ma ennem rääkisin, et Penelope on meil hakanud järsku hästi magama õues, nüüd õue und tegema. Praegu ka ma läksin kella 2 õue ja kell on juba 5, jälle 3 tundi magas. Et magas natukest aega õues, mingi üle poole tunni magas õues, ma igaks juhuks tein tuppa, sest mulle tundus, et äkki õues läheb külmaks ja pime on ka. Ta magab siin koridoris seal. Sellepärast räägime hästi vaikselt. Nii, ma seda protsessi ei jõudnud filmida, see käis kiiresti, aga mul on nüüd see biskviiti põhi on nüüd valmis ja läheb kohe ahju 175 kraadi juures tunniks ajaks.
ja vaatame, mis välja tuleb. Esimest korda teen. Nii, ma nüüd sain vahepeal vannis käia, sest Herman läks koos Penelope ja Melindiaga koos jalutama. Ja mul oli siis kook vahepeal ahjus ja tuli ahjust välja. Ta oli natuke nagu siuke kumer pealt, et ma võtsin siit käibemaksu maha. Ja ootan natuke, kui see jahtub. Ja siis ma tegin juba selle kreemi. Tegin valmis, see on siis kohupiim, toorjuust, laim, vanillisuhkur ja siis veel natuke suhkurt. Ja retseptis oli öeldud, et peaks puistama peal veel granaatõuna seemneid, aga minu arust peaks sinna sobima ka need pekaanipähklid, nii et ma natuke veel ootan, kui ta jahtub ja siis ma panen selle kreemi peale ja teen koogi lõpuni. Nii, meie sööme lõunasööki Melindaga. Herman läks õue Penelopega jalutama. Me nüüd paneme ta umbes nii 2:30 vahel, siis läheb õue, sest ta siin paar korda on niimoodi pikemalt maganud õues. Et see viimane uinak hakkas ära jääma meil. Et siis pigem natuke viime varem, et siis ta magab rohkem õues nii-öelda. Ja siis me sööme siin ja vaatame taustaks siis seda Maarja vlogi ja nüüd viimases vlogis tal oli nii imelik vaadata iseennast kellegi teise vlogist. Seal on mina vannitoas midagi jutustan. Nii naljakas. Nii kuidagi, ma ei tea, väga imelik tunne on, nagu oleks, ma ei tea, kuidagi imelik on. Üldse mul on ka niimoodi avalikud vlogides on natuke nagu piinlik või niimoodi. Ja ma ei ole kõigile nagu rääkinud ka, kõik nagu ei tea, et ma vlogin. Näiteks Instagramis ja niimoodi ma ei jaga, et ma vlogin. Ma ei tea, kuidagi äkki keegi tööl avastab, et ma vlogin ja siis ma ei tea, keegi ei võta mind enam tõsiselt. Ma ei tea. Kuigi samas, ega ma ju kajastan lihtsalt oma igapäevaelu, et ma ei tea, aga piinlik on ikka millegi pärast. On ju? Et meil on piinlik. Ühesõnaga, mul on siin ohatis, nagu te näete. Melindal oli ka suunurgas ohatis. Aga jah, meil siin nüüd on paar päeva mööda läinud, et kuuse ehtimisest olid vist viimased klipid. Ma olen siin nüüd kõvasti raha raisanud ja raha kulutanud. Nüüd viimane asi, mis ma tellisin, oli Penelopele. Tellisin Bredenist. Soodsa hinnaga sain igasugu mütse ja asju. Sain talle tuukrimütsi ja et siis on kael ka soojas ja siis ma ei julgenud ennem teda sinna soojakotiga õue panna. Mul on see Cityboxi soojakott, aga see kuidagi, ma tean, et Melinda ajas käsi välja ja siis kuidagi nagu mul ei olnud nagu häid soojasid kindaid. Ühesõnaga, ma sain nüüd My Bredenist ja nüüd panin ta siis esimest korda sinna soojakotiga vankrisse ja vaatame siis, kuidas tundub, et ta jäi magama, et ilmselt meeldib, aga no vaatab, et kuidas sellega see probleem ei oska riidisse panna, et kuna see on suht soe kott tegelikult, et ühesõnaga vaatame. Ma praegu panin mingi Bredeni selle Merino villase kombe talle alla, panin ühe podi, papud ja kindad ja siis tuukrimütsi. Emme pikk oli need tüvad. Tuukri alusmütsi, mitte see nagu päris müts, vaid see mingi see alusmüts. Ma arvan, seal vist, kuna ta on seal koti sees ja see peaosa on kohe eriti kohev ja paks seal. Ühesõnaga, eks näis. Aga nüüd ma ootan nii palju pakke, et mul on lausa piinlik. Et kohe näha, et mitte üksik ema, aga et kodune ema, kel pole muud teha, kui asju tellida. Igal juhul tööd on ka kõvasti teha. Ma olen siin võtnud otsuse vastu, et ma vähendan enda koormust oma firmas, nagu vähendan uuel aastal ikka nii minimaalseks kui võimalik, sest kuidagi delegeerin ära enamus asjad, et võib-olla midagi väga väikest jätan endale, aga jah, et võimalikult vähe stressi oleks tööasjadega. Et nagunii mul on nende emailide vastamisele ja kõigele sellele konsulteerimisele ja sellele nagu läheb nagu nii suuresti ka aega, aga nagu raamatupidamine kui selline, et ma jätan minimaalselt endale teha siis.
et kogu aeg on need enne deklarid on kogu aeg nii suur pinge peal ja kuidagi see öösiti töötamine ja mul on nagu endal natukene süümepiinad ka selles mõttes, et ma olen sihuke väsinud ja niimoodi, et ma noh, üks inimlik on ju, et siis hakkad vigu tegema ja nii edasi, aga ma ei saa nagu seda lubada. Teenuse kvaliteedi langust. Nii et jah. Aga jah, minul on söödud, Melinda ka sööb ära ja siis me läheme üles tuppa, sest seal on meil suur monitor. Tere! Tere hommikust! Tere hommikust! Mis päev meil täna on, Melinda? Kolmapäev. Ei ole, meil on täna tegelikult laupäev. Meil on laupäev. Ja meil on laupäev ja meil on hommik. Praegu teeme Hommik on täna. Ja me teeme siin putru. Ja mis me siis tegema hakkame? Sööma. Ja siis, kui meil on söödud, siis me hakkame avama ühte pakki. Jaa. Meil käisid eile külalised. Meil käis eile sugulased ja siis nendel oli 9-kuune beebi või? Jah, vist oli 9-kuune beebi. Või saab kohe 9-kuuseks. Ja väga lahe beebi oli. Väga aktiivne oli, et uskumatu, et Penelope on ka siis varsti sama suur, on ju? Temaga juba sai mängida, on ju? Ja need olid siis need sugulased, kellel meil on seal vaadata. Kellel on siis kohvieripood seal vanalinnas. Ma olen korra rääkinud nendest ja nad tõid kingituse. Kohe teen, Melinda. Ma tahtsin näidata, et nad tõid mulle kingituse. Mul oli üks teekann, millega nemad mulle kinkisid, aga see oli klaasist. Ja sellel läks, ära tee, Melinda, katki, ära tee palun. Ja see gaas läks mul esimesena katki ja mingi aja pärast läks sõel ka veel katki. Nii et nad olid nii tähelepanelikud ja nad... Lase lahti. Nad kinkisid mulle uue kannu ja see on nüüd termoskann. Ja see on nagu väga äge kann. Eelmine oli rohkem nagu ilus kann, aga see on väga praktiline kann. Sellel on gaas on siin tugevasti peal kinni põhimõtteliselt, et ma saan kallata niimoodi, et see gaas ei kuku pealt ära. Ja ta on termos ja panen selle kinni. Ta on termos ja tal on siis sõel, päris hea sõel ja ta on nagu suur, et siin on 4 tassi saab kindlasti siin teed teha. Ja siis nad tõid, issand, need on eelmisest korrast Kreeka mägitee. Nad tõid mulle naiste tee. Selle tõid mulle eile nüüd see nuuse. Aga veel on eelmisest korrast on järgi ka see eukalüptitee. Ja siis nad tõid ka kohvi. Neil on igasugused aroomikohvid, maitsekohvid. Ja tundub niisugune jõulukohvi. Jah, nad just ütlesid, et nendel detsembris hakkab hooaeg. Et jah, neil on tavaliselt vist detsembris palju tööd. Igal juhul nii tore. Siin on siis auhassi pakk meil. Jaa. See juba eile jõudis, aga täna alles teeme siis lahti ja siin on meil siis erinevad jõulukaunistused. Nii et hakkame vaatama. Hakkame vaatama. Siit hakkame toimetama. Hakkame toimetama, jah? Jah. Nii. Oota. Võtsin siis sellise laterna, vaatame sisse siia. Vaatame. Teeme lahti. Jah. Need on jõulukaunistused. Jah. Oi, mis sees on? Ei, teeme niimoodi. Nii. Mis meil siit välja tuleb? Oi, see on ikka raske. See tähendab, need on ikka kvaliteetsed asjad. Selline. Näe. Oi. Kas sulle meeldib?
aga see on raske, et katki ei läheks, enne hoiab seda. Ja see käib, pane see laua peale. siia käivad patareid sisse, pärast, oi, siin on suured patareid. Pärast vaatame. Paneme selle siia. Nii, see oli üks. Mis see on? Mis need on? Jõulud. Jõuluehted, kommikesed. Kommikesed. Pärast paneme jõulupuu peale need sellised kommikesed. Paneme jõulu peale. Pärast paneme. Vanem praegu selle laua peale katki muidu. Siis, mis me järgmisena võtame? Selle. Jah. Siin on ka üks jõululater, aga see on nüüd jõuluvanaga. Ole seal, muidu sa jääd välja kaamerast. Ole seal. Muidu sa ei jää pildi peale. Nii, mis siit seest välja tuleb mõnda? Vaatame. Mis siin jälle tuleb? No vaatame. Vaatame. Vaata, mis see on. See on laul. Mulle meeldib. Jõuluvana on kutsuja. Jaa. Puuja. Puu, jah. See on telefoniputka, kus on jõuluvana sees. Nendel kõigil käivad siis patareid sees, need on valgustatud. Selle võtame järgmisena. Järgmiseks meil on siis üks. Kus emme pani käinud? Sinna käe. Ta vaatada seest. Kohe vaatame. Oi, maja. Selle saab süüa. Siis saab nagu süüa. Jaa, see on piparkoogimaja, jah? Ta on süüa seda. See on nagu kuju selline, see on kaunistus. Kas see saab süüa? Ei saa süüa. Ei saa. Ei saa. See on jah selline. Pärast paneme neile patareid sisse ja siis vaatame, kuidas nad töötavad ka. No nii. Emme ostis patareisid ka. Ostis või? Jaa. Siin ongi erinevas suuruses patareid ka ilusti olemas. Tukka pakk 200 patareid. Ära tee, Melinda, palun. Oota, aga ma ostsin, pidi olema 200 sees. Siin on 60. Enda arust ostsin 200. Pärast vaatan üle. Ära tee, palun. Ja viimane. Viimane. Jah, vaatame siia sisse ka. Et mis seal on? Jaa, mis siin sees on? Sealt saab nagu jee. See on jõulukarussel. Ja Ilus. vaatame, kas see on minu tool. Või seal on hoopis. See on hoopis. Vau. Ära hakka kohe lõhkuma, eks. See on kaunistus. See on silmadega vaatamiseks Melinda. Eks. Pärast paneme patareid sisse, vaatame, kuidas need töötavad ka. Eks. Väga ilus, eks ju. Nii, see on siis kõik. Nii, saime siis patareid sisse. See on selline ja see teeb muusikat ka. Kus see muusika koht? Teeb niimoodi. Siin on erinevaid lugusid nende. Võta Penelope. Siis on meil selline. Nii kihvtid minu meelest. Siis on piparkoogimaja. Ja sellel mul, siin käivad nüüd suured patareid. Võta Penelope.
need asjad sai juhtmega ka panna. Aga noh, ma arvan, et ma proovin patareid leida. On see. Seal on lumememm ja lumisajab. Lumememm on lumisajab, jah. Jah. Tere sõbrad! Mõtlesin, ma teen vahepeal update'i ka, et kuidas minu see challenge on läinud. 2 nädalat on nüüd jälle möödas, juba rohkem, aga nüüd need 2, ehk siis 2. ja 3. nädal minu challenge'is nüüd nii edukad ei olnud, et ma ei saanud oma samme täis ja proovin panna siia kõrvale oma selle sammude statistika, aga ei saanud ka ringe täis, nii et ütleme nii, et 14 päevast 8 tükki ma ei saanud ei move'i, 8 päeval ei saanud oma move eesmärki täidetud, ega ka siis seda exercise minutes ei saanud täidetud. Et osalt siis sellepärast, et nagu ma ütlesin, siis ühe jalutuskäigu teeb nüüd Herman, kui ta on kodus, ja siis need nädalad olidki, Herman oli päris palju kodus ja osadel päevadel jäi isegi minul isegi õhtune uinak tegemata, sest ta magas liiga kaua. Kunagi ei ole liiga kaua lapse magamine. Aga ühesõnaga jah, aga praegu siis täna on pühapäev ja Melinda on mul minu lapsepõlvesõbranna juures. Põhimõtteliselt minu ainuke sõbranna, kes mul on jäänud pärast kõiki neid. Põhimõtteliselt jah, ta on mul olnud, ma võin öelda, sünnist saadik see sõbranna. Mul on isegi pilt temaga, kus me oleme mõlemad beebid sünnist saadik ja ta on mul siiamaani ka jäänud ainukene. Ma mõtlen, tema on küll nagu tõeline sõbranna, et teised on nagu tulnud ja läinud aga tema on jäänud alatiseks ja ma loodan, et jääb elu lõpuni minu sõbrannaks. Aga jah, ta siis tegi ettepaneku, et tal on endal 5-aastane tüdruk. Ta tegi ettepaneku, et Melinda võib nende juurde minna. Ja kuna Melinda nüüd sai minu ema juures proovida seda võõrsil magamist ja see ei olnud probleemiks ja üldse Melinda on nagu hästi lihtne selle koha pealt nüüd. Aga ja sõnakuulekas ja hästi heatahtlik laps on Melinda, et tõesti ma igalt poolt kuulen, et ta on nii hea laps on ta. Aga jah, kodus tal nii tore praegu ei ole, et kui ma olen üksinda. Et pigem las ta siis mängib, saab teiste lastega mängida. Ja ka, ma ei tea, ma ise olen nii kohutavalt väsinud ja urnatud ja need õhtused magama panemised nii kurnavad, et see ikka veel on meil nagu minimaalne on ikka 2 tundi, kus ma panen teda magama ja siis maksimum on seal 6 tundi, et 6 tundi on siis, kui mul mõni uinak vahele jääb õhtul, aga 2 ja 3 on täiesti tavalised nagu ja see on iga õhtu, iga jumala õhtu ja mul on juba nagu nii, ma ei tea, ta on varsti 3-kuune ja see asi ei lõpe ära. Ma ei tea, kas ma loodan, et see juhtub niimoodi päeva pealt. Aga jah, see on nii väsitav lihtsalt. Ma ei saa nagu, ma ei kujuta ette, et ma läheks ka temaga kuskile, ma ei tea, külla või spaasse või ei kujuta ette. Et ma spaas pean teda õhtul panema näiteks 3 kuud kuskil hotellis magama või. Ma ei tea, millal see ära lõpeb. Ma ei tea, ma mäletan, kui Penelope sündis ja siis ma olin nii nii lihtne beebi ja nii lihtsalt magab, aga see on see vastsündinu periood. See oli mingi natuke üle nädala oli vist. Et kus ma võin teda ükskõik mis asendis võisin magama panna, peaasi, et kõht täis oli ja mähkmed vahetatud. Ja siis mingi hetk hakkas see rahutuse perioodid siis õhtuti. Muidugi nüüd hakkab natuke hiljem see, aga ennem see hakkas ikkagi varem. Hakkas juba mingi 3:30 niimoodi, et praegu see hakkab põhimõtteliselt siis, kui ma hakkan teda ööunne panema. Et kohe nagu pärast vanni kohe hakkab see pihta. Et ma ei tea, et see rutiinitamine, me peame rutiinist päris hästi kinni, enam-vähem, kui me saame need, õhturutiinist ma mõtlen. Et ta juba teab, et peale vanni hakkab etendus. Ja see etendus ikka kestab.
ja ma olen nii väsinud sellest. Väga ootan juba seda aega, millal ma saaks ta näiteks kas või tunni ajaga magama. Ma oleks juba sellega väga õnnelik. Aga jah, et tahaks õhtul isegi midagi teha, ma ei tea. Tahaks pesema minna näiteks või tahaks oma mingi protseduure teha, ma ei tea, küüsi värvida või mida iganes. Tahaks midagi ise enda jaoks teha, raamatut lugeda või mida iganes. Aga mul ei ole seda õhtut ja juba 3 kuud, natuke vähem kui 3 kuud vastu sündinu aeg oli lihtne. Aga ikkagist. Ma ei tea, ma mäletan nende videode alguses jah, et kui Penelope sündis, siis ma ütlesin, et et ma olen nii optimistlik ja küll see järgmine päev tuleb parem, kui mõni päev on kehvem. Aga mul on juba mitu kuud järjest, kogu aeg on kehva. Ja päris raske on ennast nagu positiivsel lainel hoida. Et kuidagi kipuvad need mõtted juba minema niisuguseks selliseks, et kuidagi negatiivseks. Ei tunne enam rõõmu sellest elust ja mitte, et ma hakkaks mingi selles mõttes, et ma ei tunne nagu, ma ei tunne rõõmu uuest kodust, ma ei tunne rõõmu uuest iPhone'ist näiteks või ma ei tunne rõõmu jõuludest või ma ei tunne rõõmu laste üle. Kui nii raske kuidagi või nagu, ma ei tea, ma ei oska öelda. Ma arvan, et te mõistate mind, kellel on väiksed lapsed. Aga jah, ma üritan endale meelde tuletada, et see kõik on mööduv ja ühel päeval ma igatsen, et nad oleks jälle väiksed ja on ikka elu, Igal juhul praegu jalutame, siis palusin sõbrannale, et ta tooks Melinda natuke hiljem tagasi, et ma saaks selle ühe uinaku nagu pikema siin venitada, et Melindaga kahjuks ma õueuinakuid üle poole tunni ei saa teha. Et Melinda lihtsalt ma ei tea, kas ta ei jõua, aga ta ei taha, siis ta vingub ja tahab koju minna ja hakkab nutma ja selline, jah. Et üksi kõndides mul on võimalik seda õueuinakut natuke pikemaks teha, et kui ta ärkab korra, siis ma saan ta uuesti magama kussutada. Et on lootust, et ta siis magab kauem. Et ma arvan, et see ilm ja see pime aeg on ka, mis mul seda kuidagi vaimset meeleolu mõjutab ka, et eriti need õhtused uinak, mingi pottpimedas pean jalutama ja kuidagi siuke vihma sajab ja külm ja tuuline ja siuke, jah. Ja õhtustel aegadel ma ei julge minna siit majade vahelt, sest ma peaaegu iga kord ma näen rebast. Et kardan natuke. Aga üks positiivne noot ka siia video lõppu jälle, et õnneks täna öösel või täna õhtul juba kuskil 8-9 vahel vist jõuab Hermann ja öösel jõuab siis Hermanni ema. Nii et kuni uue aastani on elu kergem. Et selline positiivne noot siia lõppu, et ma ei ole veel mustas augus. Aga ma räägin, ma olen juba suundumas sinna, kui see veel niimoodi edasi kestab. Aga aitäh, et vaatasid ja loodan, et teile meeldis. Seekordne video tuleb nüüd väga pikk. Ma loodan, et teil on põnev vaadata ja pane subscribe, kui sa veel ei ole pannud ja näeme järgmises vlogis. Tšau!